Kogu päeva igavlesid siga ja lehm karukella õuel. Ilm oli nii kuum, et keegi ei jaksanud ennast eriti liigutada. Aasal sõid lambad loiult rohtu ja koer peesitas kuudi ees päikese käes. Õhtupoole läks pisut jahedamaks ning siga ja lehm hakkasid nuputama, mida põnevat ette võtta. Läheks õige uitama, tegi siga ettepaneku. Me oleme siinkandis kõik kohad juba läbi käinud, ütles lehm. Siis võiks ka mujal ringi vaadata ja siga endale kindlaks. Peremees pole jõudnud veel seda aeda ära parandada, mis karjamaa kaugemas servas ümber kukkus. Lipsame sealtkaudu välja ja põrutame padrikusse. Metsas leidub alati tegevust. Võime lilli korjata, sisalikke otsida või peitust mängida. Lehmal polnud pähegi tulnud kodust eemale minna. Aga kui ta pisut järele mõtles, pakkus see plaan temalegi põnevust ja ta ütles: Läki, ainult mitte kaugele, varsti on öö käes. Mõeldud tehtud. Päike oli juba madalal, kui sõbrad karjamaa teise serva jõudsid. Ümber kukkunud aiajuppi üles leidsid ja välja hiilisid. Mets oli imeline. Pea kohal laiusid puuvõrad nagu üks ainus suur roheline katus, milles mänglesid valguslaigud. Oja, mis sai alguse taluõuelt, voolas oma kitsukeses sängis. Hoiame vee läheduses, ütles siga. Siis ei kaota tagasiteed. Seiklejad läksid aina sügavamale metsa, kuni jõudsid lagendikule, kus kasvasid tiheda sinise vaibana kellukad. Seal veetsid looma aega mängides ja hullates. Äkki märkasid nad, et päike hakkab loojuma ja ilm hämarduma. Kõht on tühi, ütles siga. Läki koju, kuid ei siga ega lehm ei teadnud enam, kuhu poole jäi oja. Loomad jooksid küll ühes, küll teises suunas, aga ükski rada ei viinud õigesse kohta. Korraga avastasid nad, et on jõudnud tagasi samale lagendikule. Mets pimenes kiiresti. Öine rõskus vajus maapinnale. Siit kaudu peaksime välja pääsema, sõnas lehm ja valis järgmise raja. Ent seda mööda jõudsid nad sootuks tundmatusse paika. Peremees läks õhtul, nagu tavaliselt, lauta loomi üle vaatama ning märkas kohe, et siga ja lehm on puudu. Huvitav, kuhu nemad jäid, mõtles ta. Samal ajal olid metsa eksinud loomad tõsises hädas. Öösel paistis kogu ümbrus teistsugune. Oli väga vaikne ja puud kummardusid nende kohale ähvardavate varjudena. Aeg-ajalt puhus otse kui ei kusagilt tuuleiil, mis käis neil üle selja ja tegi olemise kõhedaks. Kuhu lehm ja siga ka ei läinud, ikka jõudsid nad ringiga tagasi lillelagendikule. Seal puude vahelt vaatab meid üks suur ja valge nägu, sosistas lehm. Oh, see on kõigest kuu, vastas siga rahulikult, kuid siis äkki võpatas ja küsis äredalt. Kas sa kuulsid seda koledat häält? Jah, see on kõigest öökull, kes huikas, rahustas teda omakorda lehm. Ootamatult lendas too suur, tiivuline olend nende juurde ja hüüdis. Kuhu te mõtlete minna? Tahame koju minna, ütles siga. Kas sina tead, kus pool on Karukella talu? Öökull jällitas teda oma suurte ümmarguste silmadega ja ütles. Oi, ei tea. Ja lendas ära. Siis jõudis üks pilv kuu ette ja pilkane pimedus kattis kogu metsa. Ma olen kindel, et kuulsin midagi, sosistas lehm. Ja see polnud öökull. Siga ajas oma roosad kõrvad tikki ja kuulatas. Lehmal oli õigus, see polnud lind. See oli keegi, kes hüüdis neid nimepidi. Loomad peitsid end kiiresti suure tamme taha.
mis siis, kui siin metsas on tondid, sosistas siga. Mis siis, kui siin metsas kummitab? Ära räägi rumalusi, tonte pole olemas, vastas leht, ent surus oma külje siiski tugevasti sõbra vastu. Vahepeal tuli pilve tagant uuesti välja kuu ja selle paistel liikus nende poole tume kogu. Punik ja põssa, See oli peremees, kes otsis kadunud loomi. Hurraa, oleme päästetud, hõigas siga. Kaleht astus peidupaigast välja. Ah, siin te mul oletegi, rumalad loomad, noomis peremees. Läksite vastu ööd omapäi välja. Seast võis seda veel uskuda, kuid poleks arvanud, et sina, leht, temaga kaasa lähed. Loomadel oli häbi. Kuni koduni käisid nad peremehe kannul pea maas, aga üheskoos minnes ei paistnud vähemalt mets enam nii sünge ja hirmutav. Karukella talu õuel jutustasid seiklejad oma loo ka teistele loomadele. Leht värises, mis kole, mina ei kartnud üldse, hooples siga, kuid siis kuulis ta äkki üht väga pikka ja madalat häälitsust ning lausa hüppas ehmatusest. Siga vaatas ringi ja taipas, et see oli leht, kes tegi otse tema selja taga. Muu! Leht ja teised loomad puhkasid naerma. Hea küll, ütleme siis nii, et ma õige pisut pelgasin, parandas siga ennast ja naeris samuti. Ma ei lähe enam mitte kunagi öösel metsa, ausõna.